sees, aga on siis nüüd selles mängus algkoosseisus ja kindlasti arvestades Daniel Luts. Väga hästi tuli välja praegu. Saarma ihu üksi kastis ja läheb ise otsima. Nüüd pall kasti ja saab pall löögile kuraks. Nii, Reinkord. Nüüd saadakse lükata. Saarma ja sama asja läks proovima. Ma saanud, et sealt ei ole tulnud suurt ohtu. Nüüd saab Saarma korraliku diagonaali, saab palli maha võetud, kaitse saab vastu. Saarma parema peale. Ja tõrje. Ojamaa uuesti. Ja Ojamaa lööb ühe Vaidele ja Ojamaa lööb ühe Vaidele. Ja kui me rääkisime hoopis teisest Paidest, siis see ei olnud lihtsalt jutt, vaid Ojamaa tõestab seda. Ja, see oli 2 võimalust lausa, et Saarmal ka registreerinud ära, kes selle hea söödus keskelt andis sinna vasakule äärele. Ojamaa võtab ette ja nüüd lendab. Otsi teine kollane punane. Ja see on ikkagi kollane, mitte punane, sellepärast, et teine kollane, jah, et mitte otse punane, aga Flora on ühega maas ja Ojamaa keerab väga hästi teevelist mööda, jääb püsti ja läheb ja nüüd on minneku võimalust, Saarma leitakse, värava ette liigub Luts ja küljevõrku. Jälle rünnak enda vastu. Ojamaa, Gilmore. Miller küsis keskelt, laseb läbi Reinkarte. Nüüd läheb ära sellelt omalt kohalt esimesel poolel 2 korral ei löödud. 2 korda, jah. Just. Kolmase kohtuseadus. Just, ja nüüd on siis olukord selline, et Paide 2, Flora 0. Flora mängib vähemuses ja üliraskeks läheb nüüd. Nüüd Veeringil võimalus. Kohe ei lähe. Õigus libastub. Esimesed sammud võttis kohe jalad ringi käima ja... Nii, nurgalöök, selle Flora sai esimese teisel poolajal. Harrastuskohtunik, ma ei tea, kumb siis Tiisler või Lemsel või mis ta ütleb. Mina ütlen penalti. Selle nurgad ka veel ja ei, jah, siin... Annabki. Nii, me elame huvitaval ajal. Ülikindlalt rammib sisse. Ja 1-2 ja 10 minutit, ehk isegi 12 või 10 minutit pluss siis veel natukene. Ja need viimased 10 minutit ongi siis sellised olnud, kus Flora ongi siin nagu enda... Mihailov. Hästi aktiivne ja pigem Flora mängib. Eemalt proovib ka Sarsu olemas. Pall ja kas nüüd ei jõua enam ja ongi nii ja Vova Vassiljev ja Paide linna meeskond võtab veel ühe skalbi. Jaa, et oli väga vinge mängiga. Oli. Nii, Vladimir Vassiljev, väga suur võit ja teisel poolajal algus, 5 minutiga lõite värava ära ja siis jäite juba ülekaalu ka, et pärast seda oli vist purjetamine, kuigi lõpus läks natuke pingeliseks. Jaa, et muutsime poole ajal mõned asjad kaitses ja nagu näha oli, hakkasid toimima seega, et tõi meile värava ja ma arvan, nagu see agressiivsus, mis meil oli teine poolaeg, oli palju parem. Esimesel poole nagu puudus energia. Mulle see üldse ei meeldinud, aga teisel poolajal hästi reageerisime sellele kahjuks, et lasime nii rumalalt penaltit tekkida seal. Ehk siis see nagu tõi pinget nagu mängu sisse. Ma arvan, kui ei oleks penaltit, oleks palju lihtsam võit. Siin jahedal tuulisel õhtul 400 inimest pluss tulid tiimile kaasa elama. Ma arvan, kodu rahva ees selline võit võtta enne Jaane on päris hea. See oli väga oluline, kuna meil siin viimased tulemused just nagu kodus olid nagu halvad, hakkas mingi needus nagu tekkima, et ei saanudki aru nagu kuidas siin võita, et mõtlesime, kas või isegi kunsti tagasi kasutada, et muru peale ei suutnud nagu vastast alistada, aga tänane mäng jällegi andis kindlust ja edasi läheb paremaks. Kaljust 2 punkti kaugusel, Florast 3 ja Levadiast 6 punkti kaugusel, et teine hooaja pool on alles ees ka, et Paide on ohtlik. Ja me väga loodame jah, sinna top 3 alguses tulla. Kindlasti see on raske missioon, aga võimalik, et ma usun oma meeskonda ja meeskond ka usub juba endasse või kuidas öeldakse, aga lõppkokkuvõtteks jah, et meie eesmärk on alguses top 3 tagasi tulla ja sedaspidi proovime võidelda Eesti koha eest. Suurepärane, Vladimir Vassiljev, aitäh selle mängu eest!
ja ootame veel, loodetavasti saame ka Flora Konstantin Vassiljevi, kes langib siia, aga tõepoolest. Hendrik Ojamaa väravatega alustas, Robbie Soorma lõi ka oma värava ära mängu lõpus. Natukene saime põnevust, kui Flora penalti sai, aga mäng jäi 2-1 Paidele, 2 järjestikust võitu Flora üle. Saame siit Konstantin Vassiljeviga. Tervist, Konstantin! Tere! Esimene poolaeg suutsite natukene rohkem kontrollida, aga jah, seal teise poole esimese 7 minutiga jäite kaotusseisu ja siis jäite veel 10 ka, et sealt on raske välja tulla. Oli raske, polnud võimatu, selles suhtes kindlasti jah. Vaatame üle, mis juhtus need esimesed minutid, et teisel poolajal, et kindlasti sellist plaani ei olnud, aga vahepeal nii juhtub. Katastroofi tegelikult selles mõttes ei ole, et te olete küll esikohast olete 3 punkti kaugusel ja selja taga on ka tiime, aga pool hooaega on alles ees, et Floral on ikkagi tiitli. Selles suhtes kindlasti ja see tabelikoht on tähtis peale viimast mängu, et siis nüüd me teadsime, et oleme seal 4-5 meeskonda kõik koos ja iga voor võib midagi muutuda selles suhtes. Nüüd on meil natuke paus ja valmistume järgmisteks mängudeks. Saate mõtteid koguda. Konstantin, aitäh teile! Aitäh!